tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. No hei, siin Marta ja krüptogaraaž. Täna võtame ette uudise, mis peaks maha rahustama kõik mu kanali fännid, kaasaelajad, toetajad, investorid, donategijad, et me oleme õigel teel ja te olete minuga õigel teel. Aga ei pudruta kaua, alustame. Mastercard kaasab Binance'i, PayPali ja Ripple'i, et kiirendada plokiahela makseid. Ethereumit ja Bitcoini ei kaasatudki. Jaa. Olulise märgina sellest, et plokiahela tehnoloogia liigub järjest sügavamale tavapärasesse finantssüsteemi ja plokiahel liigub sama sügavale nagu Bitcoini poisid üksteisel. On väidetavalt Binance, PayPal ja Ripple liitunud Mastercardi uue algatusega, mille eesmärk on laiendada plokiahela põhist makseinfrastruktuuri. No, et te teaksite, siis Mastercard kasutab ammu juba Ripple'i tehnoloogiat, ostis mingi asutuse üle. Mastercard, Binance, PayPal ja Ripple ühendavad jõud krüptomaksete revolutsiooniks. Täitsa putt siis, kus on sissejuhatused. Mitu korda korratakse ühte sama asja, aga katsume üle elada siis selle. X'is endine Twitter teatas siis sõltumatu finantsmakro geopoliitika krüptoteemaline väljaanne Solid Intel, et Binance, PayPal ja Ripple on liitunud Mastercardi uue plokiahela maksete algatamise algatusega. Kui see kinnitust leiab, võib koostöö tähistada pöördelist muutust globaalses finantssüsteemis, tuues esimest korda ühele platvormile kokku krüptomaksete ökosüsteemi peamised kihid ning kiirendades potentsiaalselt plokiahelatel põhinevate tehingute laialdaselt kasutusele võttu. No, et te teaksite, siis Mastercard kasutab ammu, Ripple on ja PayPal samuti on seotud, nüüd nad on ammu seotud, lihtsalt nagu nüüd öeldakse rohkem avalikumalt välja see asi. Tähelepanu väärne on see, et sellel koostööl on suur strateegiline kaal, no muidugi on. Maailma suurim tsentraliseeritud krüptobörs Binance pakub sügavat likviidsust, võimaldades kiiret ligipääsu ja konverteerimist paljudesse digitaalsetesse varadesse. PayPal, millel on üle 430 miljoni aktiivse konto, pakub võimsat tarbijate poolset sissepääsu ning ühendab traditsioonilise finantssüsteemi ja krüptomaailma, kiirendades massilist kasutusele võttu. Samal ajal pakub Ripple'i piiriüleste arvelduste infrastruktuur
mis on juba tuntud kiirete ja tõhusate rahvusvaheliste väärtusülekannete võimaldamise poolest. Koos Mastercardiga ühendab see kombinatsioon likviidsuse, globaalse kasutajaskonna ja reaalarveldamise üheks plokiahela makseinfrastruktuuriks. Vot sulle nalja. Mastercardi tegevjuht Michael Miebach on varem viidanud, et sellele suunale märkides, et ettevõte liigub pilootprojektidest reaalse kasutuse suunas koos Ripple'iga, laiendades plokiahela põhilisi arveldusvõimalusi suures mahus. No muidugi, nüüd on, nagu ma kordan, viimane rodeo on, iga päev on viimane rodeo investeerida. Et kui sellised uudised, sellised teadaanded tulevad, kui sellised gigandid tulevad kokku, hakkavad asju tegema, siis midagi hakkab juhtuma. Näiteks Kroki see AI siis analüüs, üks targem tegi ära selle analüüsi, siis see näitab seda, et näiteks XRP võib selle aasta lõpuks olla kuskil 12 euri. Et tuginedes siis uudistele, mis tulevad välja, mis on tehtud, no kõigele sellele kättesaadavale infole tuginedes, siis pole ime, et mingi aasta lõpp võib ta 12 olla. No, aga toome nüüd lihtsa näite, et te olete välja söödud, kui 12 euriga lähete ostma. Põmm, praegu on ta mingi 1.20 ja 10x, põmm, ükski kuradi kandossi ei osta enam seda krüptot, liiga kallis on. Sellepärast, et 10 euri siis või 12 euri, ehk siis üks Ripple läheb juba või XRP läheb siis juba rahakoti aktiveerimiseks, oledki mängust väljas ja seisadki kuskil küla nurga peal, silt käes, imen krüpto eest munni. Vot see ongi teie tulevik, kes ei kuula, mis ma räägin. Intrigeerides need 3 sammast võib Mastercard potentsiaalselt luua järgmise põlvkonna maksesüsteemi, mis võimaldab piiriüleseid arveldusi vähem kui sekundiga ja tasudega alla 1%. See oleks markimisväärne hüppe võrreldes senise SWIFT-süsteemiga, kus ülekanded võtavad tavaliselt 1-5 päeva ja maksavad 3-5%. Ei kao see SWIFT kuhugile, loeme edasi, mis nad veel ütlevad. Kui selline infrastruktuur teoks saab, võib see märkimisväärselt kiirendada globaalset kaubandust, vähendades maksetega seotud takistusi nii ettevõtetele kui tarbijatele ning tugevdada plokiahela rolli reaalse alternatiivina traditsioonilistele pangandusvõrkudele. Väga huvitav on see, et nad siin kogu aeg räägivad, et see on alternatiiv, ei ole, see ongi uus maksekanal, kus hakkab kõik liikuma, mitte mingi kuradi alternatiiv, et kuradi ma ei tea mõistusele võiks ka mingi alternatiiv olla, aga ei ole, siis kui sul ei ole seda kuradi mõistust, siis polegi midagi teha, et kuulake rahulikult ja mõelge. Krüptoteenuse hiiglased liituvad Mastercardidega, et ehitada tulevikku globaalses plokiahela maksesüsteemis. Sellel koostööl võivad olla mõjud, mis ulatuvad palju kaugemale lihtsalt kiirematest ja odavamatest maksetest. Binance'i, PayPali, Ripple'i koostöö Mastercardi plokiahela maksete algatuses viitab kasvavale institutsionaalsele usaldusele reguleeritud krüptoinfrastruktuuri vastu. Nii, issid tahavad regulatsioone, kindlustunnet. Ja mis siin artikkel läheb edasi, tuues kokku likviidsuse, mis on tähtis, TDCC asutus, mis liigutab 3,7 kvadriljonit ehk 3700 triljonit ja omab varasid 87 triljoni juures. Selle patendilepingutest tuli ju välja, et XRP ja Stellar on likviidsusvarad. Tuues kokku likviidsuse, tarbijate ligipääsu ja piiriüleste arvelduse tehnoloogia, võib partnerlus kiirendab digitaalsete varade integreerimist globaalsesse finantssüsteemi. Momentum on juba kasvamas. MetaMask käivitas hiljuti Ameerika Ühendriikides
Mastercardil põhineva krüptokaardi, mis võimaldab kasutajatel kulutada digitaalseid varasid sujuvalt igapäevastes tehingutes. Mastercard, oota, siin öeldi nagu seda, et Swift lüüakse välja, sest see uus on alternatiiv. Ei, aga mis uudiseid ma olen rääkinud? Mõtleme natuke. Mastercardil on emafirma. Consensus on emafirma Mastercardil ja Consensus on teinud sellise krüpto nagu Linea. Ja Singapuris eelmine aasta, kus siin meie kuradi tegelased käisid perset hooritamas ja hööritamas, aga reaalselt midagi targemaks nad ei saanud, siis seal tuli Swift maha ju lausega, et kasutavad Linea krüptot ka. Ehk siis, mis me siin targemaks saime? Nii, me oleme rääkinud nüüd seda, et Mastercard tuli kokku Binance'iga, Ripple'iga, juba kasutades aastaid Ripple'i tehnoloogiat, ostes Ripple'i ema või mitte ema, vaid neid väikefirmasid üles, mida iganes on ja. Siis PayPali tegijad on need samad, kes investeerisid Ripple'isse on ja siis tuleb välja seda, et Mastercard nüüd on teinud Metamaskiga diili on ja ühise krüptokaardi välja andnud või pangakaardi ja siis Metamaski emafirma on teinud siis krüptonimega Linea, mida kasutavad siis Swifti makseahelad on ja. Seetõttu võib see integratsioon käivitada uue innovatsioonilaine, kiirendades stabiilsete müntide ja tokeniseeritud varade reaalajas toimivate piiriüleste pangasüsteemide arengut. Globaalsete ettevõtete jaoks oleks see võimalus liigutada raha üle piiride sekundiga ja murdosa traditsioonilise panganduse kuludest. Tõeliselt revolutsiooniline. Kas tarbijad võiksid sellest kasu saada? Sujuvad krüptomaksed igapäevaelus alates e-kaubandusest, reisibroneeringutest kuni rahvusvahelise rahaülekanneteni. Kuigi regulatiivsed ja tehnilised ja operatiivsed takistused on endiselt olemas, tähistab Binance'i likviidsuse PayPali tohutu tarbija võrgustiku ja Ripple'i piiriüleste arvelduste infrastruktuuri ühendamine Mastercardi globaalse maksuvõrguga olulist sammu krüpto laialdase kasutuse suunas. Väga huvitavad laused. Kui see edukalt ellu viiakse, viidigi ellu, võib see koostöö olla pöördepunkt ja ongi, mis viib plokiahela maksed eksperimentaalsest tehnoloogiast usaldusväärseks alternatiivseks traditsioonilistele pangandusvõrkudele. Vale, see ei ole alternatiiv, see on uus maksekanal. Kordame üle. Mastercard kasutab firmasid, mille tehnoloogia on teinud Ripple. Nii, Ripple tuli nüüd kokku Mastercardiga, PayPali tegijad on investeerinud Ripple'isse on ja siis tuleb Binance siin sisse on ja saame teada seda, et Mastercard on Metamaskiga teinud ühise pangakaardi ja tuleb välja see, et Metamaski emafirma Consensus on teinud krüptonimega Linea, mida kasutab Swift ehk siin artiklis on palju valet sees, aga fakti on ka olemas. Et suur mäng on kokku pandud. Samal ajal kasvab institutsionaalsete huvi ka mujal ökosüsteemis. Wall Streeti suured tegijad nagu BlackRock, Mastercard ja Franklin Templeton on üha enam väljendanud huvi XRP Ledgeri võimaluste vastu, mis näitab, et traditsiooniline finantssektor liigub järk-järgult plokiahelal põhineva infrastruktuuri suunas. Alguses ütleb artikkel ja vahepeal ja siin, et oi, et see on alternatiiv ja nüüd ütlevad lõpus, et selle suunas liiguvad. Vaata, nad teevad artikli, et su ajud läbi keppida, aga vaata siin garaažis me paneme faktid paika, võtame selle udumassi ära ja saame selged veetilgad kätte. Vaat. Sisuliselt võib Mastercardi, Binance'i, PayPali ja Ripple'i ühendused olla jõud, katalüsaator, mis viivad krüptomaksed lõpuks globaalse finantssüsteemi peavoolu. Ei vii nad midagi, nad ongi juba seal. Ja vot, selline oli siis see pikk artikkel, mis ütleb tõe ära. Näpud ei ole meil sahtli vahel,
oleme teinud siin kanalis õiged otsused ja millal need õiged otsused siis ka viljadeks saavad, seda me ei tea. Seda teavad suured issid, palju suuremad issid kui mina, aga võtame päev korraga, investeerime päev korraga ja tšau-pakaa, näeme garaažis.